Nüüd siis natukene investoritele ka. Et praegu oleme sellises etapis, et vajame investeeringuid ja alguseks tahan öelda niimoodi, et jätame selle korrektsuse mängust välja. Et ei hakka siin nagu mett moka peale määrima, mingit pehmet juttu rääkima, ilusat juttu rääkima, et ei viitsi enam niimoodi. Olen seal palju kordi proovinud sükest nagu hästi viisakalt käia ja pea norgus ja ei tööta, ütleme niimoodi. Räägime nagu konkreetselt ja otse ja ilma siis nagu selle nii-öelda korrektsuseta. Et oleme tõsised tegijad, oleme ise endale kõigepealt ära tõestanud, et oleme tõsised tegijad ja otsime investeeringut sellele projektile. Et hetkel vajame konkreetset investeeringuid ja mida me võime öelda? Meie meeskond on tõsised tegijad, kes liiguvad konkreetse eesmärgi poole ja ei anna alla enne, kui saavad hakkama. Miks ma sellest korrektsusest nagu rääkisin? Oleme käinud mitmete investorite juures, oleme käinud seal, üritanud saada nende startup platvormidele ja seal erinevatesse ja kõik tahavad mingisuguseid, kas või esmaseid numbreid näha, mingit müüginumbrit. Meil ei ole mingit müüginumbrit. Ütlen niimoodi, et oleks mul mingid müüginumbrid, ma isegi ei pöörduks enam investorite poole, siis ma saaksin juba ise hakkama. Kui mul oleks 10 müüki juba olemas, konkreetselt 10 müüki juba olemas, ma ei vajaks enam investorit. Küll ma saaksin siis selle raha teistmoodi, selle tulemuse pealt. Selle projekti arendamise juures on meil selline asi, et meil on 3 võimalikku varianti, kuidas minna. Esimene variant on kõige efektiivsem ja kõige kiirem ja kõige mugavam ja üldse kõige parem. Teine variant on selline raskem, et kui me saame siin mingisuguseid kopikaid kellegi käest, mingi 2500 eurot, seal 3000 eurot, veel seal 5000 eurot, see oleks selline raskem tee. Kolmas variant on see kõige raskem, kui meil ei ole üldse raha ja me läheme siis nagu nende eellepingutega inimeste juures, saame need eellepingud ja hakkame ise kuidagi seal, teeme talvel tööd, saame mingid rahad kokku, paneme mingi 3 tükki püsti. See on selline väheefektiivne, ei, ta ei ole väheefektiivne, ta toimib, et üritame nüüd sellest kolmandast ja teisest variandist nüüd esimese variandi juurde tulla. Mis asi on see esimene variant? Et teeme neid maju siin mingisugune 10-15 tükki valmis ja näitame turule, et mis asjad need on ja kuidas need toovad kasu. Näiteks, kui me hakkasime üldse seda projekti tegema, siis me üldse sihtisime tegelikult ehitusobjektidele. Et praegu ehitusfirmad rendivad neid endale neid soojakuid ja maksavad nii-öelda raha tuulde. Et nende soojakute kasutamiseks nad saaksid selle endale jätta ja nad ei peaks nagu renti maksma, saaksid püsti panna. Aga nüüd selle teostamise käigus, kui me nüüd siin nii-öelda siis saagisime, et neid videosid võib YouTube'is kõiki vaadata, kuidas meil kõik see protsess käis, et siis meil tulid igasugused huvitavad ideed pähe, et kuhu saaks nagu neid maju veel kasutada. Et maju saab kasutada näiteks hostelite asendamine. Et mina olen kogu aeg sellise mõtte peal, et miks ma peaksin maksma selle eest, mida ma ei kasuta. No näiteks, ma võtan mingi hostelitoa 25 euri ööpäev, kuigi ma tegelikult seal üldse ei olegi 12 tundi. Miks ma maksan selle 12 tunni eest? Meie saaksime selle asja niimoodi teha, et inimene tuleb, maksab selle 12 tunni eest, 12 tundi ta seal magab sees või 10 tundi ja läheb minema ja maksab konkreetselt selle kasutamise eest. Paneme siia elektronlukku on ja samamoodi paneme kuskile seal eramaa hoovidesse või parklatesse, paneme need püsti või siis nende rekkameestele siin Tallinnas on seal Lasnamäel, kus selle lauluväljaku juures lähed üles ja seal on selline maaplats, et peaks maaomanikega kokku leppima, paneks need sinna püsti. Ehk siis mingi versioonina hostelitena paneks nad püsti niimoodi, et teised inimesed näeksid, see on päris hea idee. Või siis näiteks kiirtoitlustuskohtadena, et konkreetselt see soojak või siis see majake või kuidas ma seda nimetan,
et läheb konkreetselt kasutusse kiirtoitlustuskohana. Üks dönerkebaabi omanik Kaubamaa vastas on üks dönerkebaab seal, kus see trollipeatus on. Ma annan selle tasuta kasutada talle, et ta mul niisama tühja ei seisaks. Et siia me paneme 3 akent, eks. Juba tellisime aknad ära, eks paneme 3 akent ja paneme ta sinna konkreetselt kasutusse. Aga kusjuures ma tahaksin kindlasti ära märkida, et siin praegu üleval näitab teile soovitust, millist videot tuleb vaadata, kuidas see asi nagu üldse kiiresti kokku käib. Ehk siis selle majakese mõte on see, et 2 meest saavad selle 3 tunniga kokku panna ja 3 tunniga lahti võtta ja väikse kaubikuga ära viia, eks. Ja tulevikus muidugi tahaks teha neid nii-öelda neid haagiseid, eks, mis on spetsiaalselt mõeldud selle tarnimiseks. Hobuste veo jaoks ju on olemas haagised, eks, miks selle jaoks ei võiks siis nagu haagist olla. Aga kui te vaatate selle soovituse järgi selle video ära, siis te saate aru, et miks on vaja selle jaoks nagu konkreetselt haagist teha, et saab tavalise B-kategooria autoga, paned sinna endale sleppi ja viite minema, paned kuskil, kus tahad püsti. Et me teeme veel reklaamvideoisid siin, paneme kuskile metsa selle püsti, paneme hoovidesse püsti, siis paneme selle kebaabina sinna bussijaama juurde püsti, eks. Et neid reklaame saab nagu näha. Aga mõte on see, et kui sa oled huvitatud sellest investeerimisest, siis ma ei taha mingit rumalat juttu kuulata. No mis on minu jaoks rumal jutt? Et mis on garantiid näiteks? No mis garantiid? Paned endale seal 100 000, paned kuskile aktsiatesse, eks, ja sa lähed siis näiteks omaniku käest, selle ettevõtte aktsionäride käest küsima, kuule, anna mulle garantii, et ma aasta pärast ei kaota 100 000. Kuule, sorry, aga see on loll jutt. Ma ütlen otse, see on lihtsalt rumal jutt, kui sa hakkad küsima mu käest garantiisid, et nii-öelda investeerid ja siis küsid garantiisid. Garantii võib küsida pank, küsib pank mingid, annab mulle laenu, võtab korteri, võtab garandiks, eks. Et me räägime ikkagi investeerimisest, on ju. Et siis samas peab arvestama, et kui ma saan selle raha, et siis mul on suht vabad käed selle raha kasutamise jaoks. Mida mul on ette näidata? Noh, võib-olla praegu hakata arvama, et mis mõttes vabad käed on ju, et kuidas ma siis kontrollin, kuhu raha läheb, eks. Et jah, vabad käed, jah. Näiteks mul on üks inimene, kes andis mulle raha minu projektide siis nagu teostamiseks, mida ma olen muidugi valmis teinud, eks, sinnamaani, kuhu ma lubasin, eks. Ja ei olnud mitte ühtegi küsimust. Kogu selle aasta jooksul ei olnud mitte ühtegi küsimust, kuhu läks tema raha. Aga see ei tähenda seda, et ma ei võiks rusikaga endale rindu lüüa ja näidata, sinu raha läks siia. Nii kui ta küsiks, ma võiks kohe näidata. Ja võin kohe näidata, mis selle raha eest ka valmis sai. Ja muideks ma juba seda tegin ka. Ma käisin mingi aeg tagasi käisin taga kokku saamas ja andsin aru nii palju, kui tema tahtis. Üldiselt, et kui huvi on, olge valmis selleks, et räägime konkreetset juttu. Kui tahate investeerida, istume laua taha, räägin ärimudeli ära ja kusjuures ei ole vaja arvata, et ma hakkan rääkima ärimudelit just niimoodi, et ma homme just hakkan seda sammu tegema. Miks ma pööran sellele tähelepanu? On see, et teate, selle arendamise käigus võib mingi veel parem mõte tulla. Eks, et siis mul peavad olema vabad käed otsustada, et ei, see mõte on ikkagi minu arust parem ja lähen hoopis teist teed pidi või muudan suunda. Et see peab niimoodi olema, et ma ei taha olla mingisuguses krampis pinges nagu elektri all on ja et mida mulle ta nüüd ütleb. Usaldad, annad, panustame, teeme, näitame ette, räägime suunast ja tegutseme. Meie isiklikult panustame oma aega, oma raha, eks ma olen kõik oma raha, kõik oma aja olen kõik selle aja siia alla pannud ja keegi ei saa mulle öelda, et ma olen lolli mänginud või ma ei tea, lihtsalt niisama kodus jalad laua peal istunud ja midagi teinud. Ei, me higistame ikkagi, panustame ikkagi iga päev ja muretseme iga päev ja teeme iga päev. Ja see, kes tahaks investeerida või on ärimees, see peaks nagu aru saama, mida see kõik peaks nagu ikkagi tähendama, kui sa muretsed selle üle, et sinu nii-öelda lapsuke üles kasvaks. Ärilapsuke, ma mõtlen.
aga kui huvi on, siis kõik andmed on video all ja võtke ühendust ja räägime konkreetselt.